tere, head kuulajad, käes on juba 24. november. Siin on Geeniuse digisaade, kus on täna Meelis Väljamäe, Glen Pilvre ja Hans Lõugas. Ja millest me täna räägime? Muidugi sellest, et klikkisime, mis me klikkisime, aga ükski veebileht ei avanenud, sest jälle kogu internet oli maas, vähemalt niimoodi tundus. Meil on üks vist väga põnev uus telefon, millest hirmsasti tahab üks meist jagada muljeid ja meie tahame neid väga kuulda. Ja räägime täna ka sellest, kuidas tehisintellekt ühes valdkonnas teeb läbimurdeid ja võib-olla me kuulame kõik seda varsti ilma isegi aru saamata, et seda ei tea enam inimene, mis see on tänases saates üks nendest teemadest ja lähme siis saate juurde. Hakkame pihta, mul tundub, et võiks alustada äkki selle interneti katkimineku looga, sellepärast et see on nagu püsirubriik, korra juba tundub kord kvartalis või kuu tagant. Minust üks kuu tagasi Amazonil oli üks regioon oli maas Ameerikas, mille tõttu kõik pilveteenused ja kõik tänapäeval kõik asjad on pilveteenused olid katki. See oli umbes kuu aega tagasi ja nüüd viimane nädal. Nüüd olid nagu Eesti ja Euroopa teenuseid väga teravalt mõjutatud, sest Cloudflare oli maas. Kas te ka tegite siis seda vihast klikkimist, et ükski leht ei avane? Ja... Meie isiklikult mina siis ja Geeniuse meeskond ei saanud teha tööd, sest et kogu meie nii-öelda lugude avaldamise ja muu asi oli katki tänu Cloudflare'ile, sest nad istuvad Cloudflare'i taga. Ja loomulikult ei saanud ligi ka näiteks Delfile ja mina, kes ma pärast üritasin ühe artikli jaoks teha uurimistöid, ei saanud ma ligi Eesti hinnavaatusportaalidele, hinnavaatusele sain, aga Hind.ee-le vist ei saanud. Ja ka osad välismaised sellised tehnikasaidid, mida ma kasutasin, olid maas, nii et segas mu tööd nagu korralikult, jah. No siinkohal võiks öelda, et see oli selline, turunduslik on vale sõna, aga ma arvan, et väga paljud inimesed said teada, et on olemas Cloudflare. Sellepärast nii nagu mõned kuud tagasi said väga paljud teada, et on olemas AWS, siis nüüd tuli välja Cloudflare ja iseenesest see ongi päris huvitav, et kuhu on internet jõudnud ja kuidas see on muutnud ajastust, kui 90-ndatel olid sissehelistamisega need BBS või mis nende nimed olid, kuhu said siis kohalikku serverisse helistada või oma arvutisse või sõbra arvutisse ja siis tegelikult igaüks meist võis kohe panna püsti arvuti, seal ruuteri pordid olid lahti ja see oligi internetis server ja kõik said seal kolada. Et nüüd on nagu ajastu juba ammu siis muutunud tegelikult selliseks, et need serverid on kolinud suurtesse parkidesse. Neid siis haldavad igasugused pilveteenused, nagu üks nendest oligi siis Amazon Web Services, aga Cloudflare on veel selline omamoodi, kuidas ma siis ütlen, uksehoidja, kes asub seal ees. Ja tegelikult Cloudflare on firma või teenus, mis ei olegi üldse väga vana, kui nii võtta interneti ajastu kontekstis, et aastast 2009 ja tegelikult selle idee tuligi sellest, et jälgida netiliiklust ja peatada siis sellist liiklust, mis oleks kuidagi halb, mingid botid, igasugused rämpspostitused ja nii edasi, kaitsed mingite DDoS rünnakute eest ja selgus, et seda annab laiendada ka teistele nii-öelda serveritele, mis siis asuvad netiavarustes. Ja tänaseks on Cloudflare jõudnud sinnamaani, et neil peaks olema kokku vist umbes 25 miljonit domeeni, mis lähevad läbi siis nende kanalite. See on nagu meeletu kogus, et või umbes 1/5 kõikidest veebilehtedest üle maailma, et see näitabki ilmekalt, kuidas tegelikult üks sisuliselt nagu firma, kelle nimi võib-olla ei ütle paljudele midagi, on nähtamatult väga suure osa netiliikluse valvurina siin taga taustal. Jah. Ja ükski neist sellist tüüpi firmadest, kes pakuvad nii-öelda seda backbone'i või interneti selgroogu tegelikult ei ole, keegi me ei tea neist, me ei tea ka Akamaist või muudest CDN-idest midagi, eks ole. No aga miks on Cloudflare nii suur muide? See oli niimoodi, et sa oled näiteks Delfi või ERR ja kirjutad, et midagi, mis on, et Eesti jälle kritiseerib Venemaad ja sellele järgneb paar tunni pärast Vene botide rünnak, milleks on vaja umbes seal Leningradi ühe linnaosa kvartali jagu tüüpe, saadab Delfi poole oma päringud, väga väike hunnik ründajaid ja on siis nagu ülekoormusrünnak, on ju Delfi pole kätte saadav, kõik on vahasti. Ja mida Cloudflare teeb, paneb sinna vahele siukse suure väikse uksehoidja, nagu sa ütlesid Glen väga hästi, aga nad on nii suur,
et selleks, et uksehoidjad maha võtta, sul on vaja, noh, ei piisa Leningradi ühe linnajaost või Leningradist või paljudest linnadest, sul on vaja tohutult liiklust, ehk siis nagu see tasakaalu tahad paigast ära. Ja siis uksehoidja vaatab, et kui sa oled bot, siis läbi ei saa, kui sa oled tavaline inimene, mine loe Delfit. Ja see on jube efektiivne, sest ma ei mäleta, et viimastel aastatel oleks päriselt häirinud need DDoS rünnakud meid. Cloudflare töötab, aga me jõuame lihtsalt sinna, et seal on üks nii efektiivne teenusepakkuja, kes ma töötab nii hästi, et kui nemad keeravad vussi. Midagi nad kirjutasid, et üks konfiguratsioonifail, mis sisaldab siis nii-öelda seda rünnakute infot, et noh, et ma ei tea, lihtsustades, et millised botid on või mis on nende botide signatuurid. Et konfiguratsioonifail kasvas nii suureks, et tarkvara jooksis kokku. Ja no tulemus on see, et meil on üks väike apsakas ja pool internet on kätte saamata. Just ja seda sama näitab tegelikult see hiljutine AWS-i maha kukkumine, mis oli täpselt samamoodi ju väike konfiguratsioonifaili error oli neil samamoodi, eks ole. Ja tegelikult nad olid nagu iseenda ohverid, et näitab seda, kui palju 1.1 mõjutab nagu ühe suure teenusepakkuja eksimused mõjutavad nagu tervet meie ühiskonda ja teine asi on siis see, mis näitab ka seda, kui õrn on tegelikult kogu see nii nende süsteemid mõnes mõttes, et ei ole dubleeritud piisavalt hästi, et üks selline näpukus nagu võib-olla mõjutab, kui ka see, et kuivõrd õrn on kogu see kiht, mille peale me oleme oma ühiskonna tänapäevase infoühiskonna ehitanud. Just ja veel asja teeb see huvitavamaks, et siin ei ole lihtsalt lahendust. Et ei saa öelda, et kuulge, lõpetage selle Cloudflare'i kasutamine, et miks me paneme kõik munad ühte korvi. Sest ilma Cloudflare'ita oleks asi, ma ütleks veel hullem, on ju. Siis me läheks tagasi sinna, kus me olime 10-15 aastat tagasi ja iga väike botnet sai meid maha võtta. Aga nüüd on meil tsentraliseeritud siuksed teenusepakkujad. Noh, et see komplekssem või palju keerulisem on sealt, kuidas siis edasi minna, et olla veel paremini kaitstud selliste asjade vastu. No lõpuks on tuleb ka siin mängu kogu selle skaleerimise puhul kahtlemata raha ja kes suudab pakkuda sellist kaitset, et täna lihtsalt Cloudflare on nii suur, tänu sellele, et ta on nii suur, on tal ka nii palju jõudu, et väga hästi kaitsta. Ta pakub muide väga palju selliseid väiksemaid teenuseid ju tasuta, et tegelikult kui vaadata sellise uksehoidja, kuidas ma ütlen, palganumbri peale, siis tundub, et ta tuleb kohale ja teeb väga palju asju ära praktiliselt raha küsimatagi. Ja seetõttu on väga raske sellise mastaapse ettevõttega üleüldse hakatagi konkureerima, sellepärast et sa ei saagi mingil juhul pakkuda samasugust kaitset, kui pakub Cloudflare, kui sul ei ole sama palju ressurssi. See on muide ka väga tähelepanek, et see on natuke nagu klassikaline maffia, et me tuleme kaitsema su kohvikut, et keegi ei viska akneid sisse, see on tasuta. Teeme sulle pakkuse, millest sa keeldutaks. Natuke on nagu see. No natukene on tõesti, aga me usaldame seda ja see kõik ongi hästi ju tegelikult toiminud. Aga muidugi, eks seesmise arhitektuuri poole pealt on mõnes mõttes äratuskell igal juhul, et kui nüüd üks konfiguratsioonifail, mida siis peegeldatakse ilmselt üle maailma igale poole Cloudflare'i serveritesse laiali, suudab siis sellise süsteemi niimoodi käpuli lükata, siis see tegelikult näitab, et arenguruumi on, et neid turvakihte peakski olema rohkem, et järelikult peaks olema mingisugune konfiguratsioonifail, mis siis konfigureerib seda konfiguratsioonifaili või mida iganes. See on huvitav jah, et meil on ikkagi tegelikult siin planeedil selles kogu maailma katvas internetis on tekkinud mingid teenusepakkujad. Kui nendel sa teed näpuka, siis ikkagi on nagu suur osa maakerast on mõjutatud või siis pool või mingid regioonid, et see on Eestis jah, Delfi ja ERR ja paljud teenused olid ju maas, aga me oleme tilk meres, mis mujal maailmas veel on. Ei jah, nagu siin alguses ka ma mainisin, et see suurusjärk ju, mida Cloudflare kontrollib, on meeletu. Ja neid domeene on tegelikult meeletult palju. Nii et nii-öelda pihta saidki paljud, aga ega ei olegi alternatiivi ja muidugi teistpidi ei ole, kas siin, huvitav küsimus on ka see, et kas Cloudflare midagi kompenseerib, kaugeltki mitte, eks ole, et see on alati lepingus ja väikses kirjas, eks ole, et võib-olla parimal juhul mõni maksev klient saab äkki mingisuguse soodustuse, aga tegelikult on see sisuliselt selline, et S-tähega sõna juhtub. Ja nüüd lihtsalt juhtus, et nüüd saime korda ja kõik läheb jälle edasi loodetavasti paremini. Nii et keegi ei saa öelda, et mul jäi nüüd töö tegemata ja jäi raha teenimata ja Cloudflare maksa mulle minu töö raha tagasi. See kaugeltki ei tulegi kõne alla. Jaa. Aga mis siin kokkuvõtteks öelda, saime nüüd jällegi teada, sest lisaks AWS-ile on olemas ka Cloudflare ja võib-olla siis mõne nädala või kuu pärast äkki kuuleme veel mõnest süsteemist, mille olemasolust ei tead. Praegu tundub, et muster on tekkimas jah niimoodi.
nii, aga järgmiseks tuleb nüüd teadaanne meie tänase saate toetajalt. Meie saadet toetab täna Xiaomi, eestipäraste tähtedega Xiaomi, tuntud elektroonikatootja, kes tahab teile edastada ühe teate uute tahvelarvutite kohta. Redmi tahvlid on ka meile tuttavad. Me ise 17. novembri saates rääkisime nendest, testivõitjaga on tegu muide. Nii et igati hea meel jagada Xiaomi teadet. Nimelt Xiaomi on Redmi Pad 2 väljas jõulupakkumistega, päris hea hinnaga, €1 alla 150. Nii et vaadake, kes otsib hea väärtusega tahvlit ja kes tahab midagi võimsamat. Xiaomi'l on ka Redmi Pad 2 Pro, mille eriline pakkumine on siis see, et koos tahvliga saab kaasa kohe klaviatuuri ja katte tahvlile. Nii et vaadake ringi, Xiaomi tahvleid leidate nii suurte mobiilioperaatorite juurest, elektroonikapoodidest. Meil tundub, et see on päris hea pakkumine. See oli siis meie tänases saate toetaja poolt Xiaomi'lt. Ja lähme siis edasi. Räägime äkki sellest telefonist. Meelis, kas sa oled ise katsetanud ja oma käega järele vaadanud ja silmaga uurinud seda uut telefoni, millest sa tahad meile rääkida? Jaa, aga ma olen õnnestunud testida viimaste mõne aasta jooksul väga palju erinevaid telefone ja ma ei ole nii palju kära internetist tekitavat telefoni vist testinud. iPhone Air tekitas ka palju kära erinevatel põhjustel, aga tõesti, et OnePlus 15, mis mul siis nüüd testis oli, on saanud väga paljude vaidluste objektiks viimastel päevadel internetiavarustes ja eks sellel on omad põhjused, aga kui nüüd algusesse minna, siis OnePlusi telefonid on Eestis olnud tegelikult üsna populaarsed, mitte nii populaarsed kui Samsungid või iPhone'id või isegi siin mõned muud, aga siiski ta on nagu üsna tipus olev bränd kasutusnumbrite poolest. Ja ka meile siin eelmised OnePlusi mudelid tegelikult on meeldinud ja nad on üsna kõrgeid häid hinnanguid saanud ja seal ka edetabelite tippudes olnud meil siin Geeniuses ja ka konkurentide ja kolleegide poolt saanud häid hindeid. Ja sel aastal siis on OnePlus esimese asjana radikaalselt muutnud telefoni välimust, et kui varem oli OnePlusi telefon selline kumerate servadega ja ümmarguse kaamera mooduliga üsna eristuv ja minu jaoks käes üsna mugavalt istuv telefon, siis uus on nüüd siuke, ma julgeks seda natuke nimetada iPhone'i koopiaks, et ta on ikkagi selline kandiline ja kandiste servadega väga iPhone'ilik näeb välja või pikslilik võib-olla mõnes mõttes, eks ole. Ja see on nagu ikkagi suur muudatus ja ma ütleks, et ta kindlasti ei ole käes nii mugav, kui oli eelmise aasta mudel. Aga samas on päris palju inimesi, kes eelistavad seda kandilist disaini, sellise kumerala disainile, see on maitse asi, eks ole. Siin ma tahaks kohe tegelikult vahele segada, et see üldse see Hiina tootjate selline pimesi Apple'i kopeerimine on tegelikult kuidagi nagu nõme, et vahepeal tegid nad kõik sellist kumerate servadega disaini, mis mõnes mõttes oli nagu tore, et see eristus, aga tore ei olnud see, et siis olid kõik need telefonid sellised, et siis kui ma ei eksi, oli see vist Samsung, kes nagu sihikule võeti, aga põhimõtteliselt nii OnePlus kui Huawei ja Samsung ja kõik tulid selliste kaarduvate ekraaniservadega, mis läksid kitsaks kokku ja väga pikalt seda hoiti. Aga nüüd on jällegi võetud siis uus eeskuju, kelleks on iPhone ja loomulikult siis nii Samsung nüüd kui ka kõik need hiinlased, kõik teevad täpselt samasuguseid telefoneid. Et keegi võiks olla siis kas või sammu ees selle spiraali peale või kas või taga teha teistmoodi, et lihtsalt selline hädakisa siia vahele. Aga oota, sa võid seda hädagisa varsti veel teha ja su temperatuur tõuseb kohe veelgi. Sest et see ei ole veel kõik. Aga teine asi, mis on siin muudetud, lisaks sellele kaamera moodul on nüüd läinud kandilisemaks. Mitte võib-olla päris iPhone'i meenutavaks, aga võib-olla Xiaomi't meenutavaks. Aga üks asi, mis on muutunud ja millest me oleme rääkinud ka siin ühe odavama OnePlusi telefoni puhul varem on see, et siis aastaid on OnePlusil olnud see legendaarne helina nupp, eks ole, mis siis liugur sinna külje peal. Mina kasutasin väga pikalt 9, mäletan, ja see nupp on olnud erinevatel generatsioonidel ja see oli selline mitmeastmel, väga hea nupp. Ja see fännidele väga meeldib, et saad siis liigutada üles alla, kas ta on siis vaikne, heliseb või on värine peal, eks ole. See on nüüd ära võetud ja see on asendatud nupuga, mille nimi on Plus Key.
pluss nupp ja see meenutab väga seda iPhone'i action nuppu, mis iganes aastakuuda, mis see nupu nimi on. Just, jällegi, et no, ärge võtke siis üle asju, mis ei ole head. Võtke pigem asju, mis on head. Mina ütleks seda, et mind see ei häiri, sest minu jaoks ei ole suurt vahet, kas ma liigutan seda üles-alla seda liigurit või hoian seda nuppu all ja ta läheb mul hääletu helisemise peale, et see on maitse asi, aga mind see ei häiri. Ja see plusski mõte on siis see, et sarnaselt iPhone'il saab siin siis lisaks sellele konfigureerida äpis, eks ole, et mida sa tahad, siis nupp teeks, vaikimisi ta siis töötab selle värina või helina lülitina, siis saad seda panna lülitama seda meeleruum on ta eesti keeles, ehk siis AI märkmikku, mis meenutab veidi OnePlusi või Nothingu märkmikku ja lisaks saad panema tööle taskulampi või lülitama sisse kaamerat või muid selliseid asju, täpselt nagu iPhone'il selle nupuga saab teha. Oota, kas see on tõesti, ma saan sisse lülitada sealt meeleruumi omale või? Just. Väga segadust tekitav. See on nagu eestikeelne tõlge sellest. Meeleruum on põhimõtteliselt samasugune asi, nagu on Nothingul see issa mul tuleb nimi meelde, mis Nothingu asja nimi oli. Ja ühesõnaga on see, et sa kus nuppu alla hoiad või siis teed 3 sõrmega ülevalt alt üles viipat ekraanil, siis ta salvestab kuvatõmmise, mis sellest, mis parajasti ekraanil on. Ja see AI puhul analüüsib seda ja siis teeb sellest kokkuvõtte ja teeb sulle märkmed sellest ja siis. Kas see on inglise keeles Mindspace? Selle info, mis ta kogub on siis ka ligipääs Gemini'l ja sealt Gemini'l öelda, kuule, et tee mulle nüüd mingi plaan sellega, mis seal meeleruumis on, eks ole. Ainuke asi, mida teha oskab, mis mulle meeldib, on see, et kui ma teen screenshot'i asjast, kus on mingi kuupäeva kellaaeg asukoht, siis ta oskab mul selle kalendrisse panna. Või öelda, visata mul teavituse, et leidsin info, vajuta siia, et lisada kalendrisse. Et see on nagu tegelikult kasulik. Ja lisaks siis sarnaselt Nothingul on see, et kui sa vajutad nuppu korraks, kui ta on selle meeleruumi peale lülitatud, siis ta teeb selle kuvatõmmise, kui sa hoiad nuppu all, siis ta salvestab häälmemo, eks ole. Et ja siis ta tegelikult teeb ka sellest häälmemost siis ka nagu teeb selle häälega tekstiks, aga muidugi eesti keelt ta selle koha pealt ei oska, eks ole. Nii et ingliskeelse juttu teeb. See kõlab niimoodi, et nad üritavad mingi spetsiaalse riistvaralise nupuga mingit oma rakendust mulle peale suruda, kui äkki ma tahaks selle märkme saata hoopis mingisse muusse, ma ei tea, kuhu kohta. Et keeruline. No, igatahes selline nupp, millel on asendid. See eelmine nupp oli ju selline, millel olid asendid ja asenditega nupp on alati väga hea nupp heli vaigistamiseks või millekski muuks, sest sa ei pea peale vaatama. Kunagi oli ka iPhone'il just see nupp selline, et kui ta oli ühel pool, siis ta oli vait, kui ta oli teisel pool. Vanal heal ajal. Just. Ja see nupp ära võtta on igal juhul kuritahtlikult loll mõte. Jah, aga vaata, selles ma olen osaliselt nõus, aga teistpidi on see, et jällegi mu enda kogemus on, kui iPhone'il oli 2 asendiga nupp, eks, sees väljas. Ja kui ma nüüd seda vajutan, siis ta mul ka, ta vibreerib, mul ta ütleb. No see nupp on lihtsalt üks nupp, sa vajutad teda ja siis ta teeb nagu nii ja siis kui sa veel kord vajutad, siis ta teeb nagu naa. Et tal ei ole sellist kohta, et ma katsun nuppu ja saan aru, mis toimub. See ongi see iva, jah. Okei, jah, aga minu jaoks oligi, ma pole iPhone'i palju kasutanud, aga OnePlusi puhul selle 3-aastamise nupu puhul oli alati see, et ma ei mäletanud, mis asend, mida tähendas ja ma katsun, mis pannud mul kasu, eks ole. Ja siin on praegu selle puhul on see, et kui ma seda vajutan, siis ta annab mulle vibreerimisega märku ja erineva lülituse vibreerimine on helin erinev, et kui ta on näiteks hääletu peale, ta väriseb ühe korra hästi vaikselt, kui ma panen ta hääle peale, siis ta vibreerib pikalt ja kui ma panen ta vibra peale, siis ta vibreerib 2 korda tuk-tuk, ehk siis ma tegelikult selle vibratsiooni peale saan aru, mida see nupp parasti tegi, eks ole. Natuke on selle peale mõelnud. Sa pead igal seda nuppu selleks vajutama, et aru saada, mis asendid sul telefon parasti on. Et see oli minu jutu sisu, et füüsilise nupuga, millel on asendid, sa ei pea seda tegema. See on nagu, ja see on asi, mis on üks asjast, mis on inimesed nagu foorumites ja igal pool närvi ajanud, eks ole. Aga lähme edasi võib-olla sisu poole, et sisus on ka toimunud suuri muudatus, loomulikult. RAM-i on palju, protsessor on kõige võimsam, mis olemas on, see on esimene telefon, mis siin Euroopas müügil on, millel on siis mis on juba keerulise nimega protsessor, Snapdragon 8 Elite 5 äkki. See on hästi keerulise nimega protsessor, see on kõige võimsam protsessor, mis praegu telefonidel on ja see saab päris hästi vastu ka Apple'i uutele A-seeria protsessoritele. Hästi võimas ja teine asi, mis on nagu kõvasti muutunud, on see, mis on parim, mis praegu turul on see, et tal on ka erinevalt paljust teistest hiinatootjatest ka Euroopa mudelil on 7300 mAh aku, mis päriselt nagu enamus inimeste kestab 3 päeva. Nii et selles mõttes see on meeletult suur ja aku, mis eelmisel oli 6000, eks ole, nii et on suur hüpp edasi. Laadimine on 120 vattine, aga selle jaoks on vaja siis
kas OnePlusi või Oppo või Realme brändiga SuperVOOC laadijat. Tavaline laadija, kui sul on selline, ma ei tea, mingi USB-C BPS standardil laadija mõne sülearvuti või teise telefoniga. Sellega ta laeb nüüd 55 vatiga, mis on ka kiirem kui eelmisel mudelil. Ja praktikas on siis niimoodi, et selle originaalaadijaga saad selle aku täis, suure aku täis 40 minutiga ja selle standardse laadijaga saad kuskil 55 minuti kuni tunniga. Tegelikult laadimine on kiire. Lisaks on see 50-vatine juhtmevaba laadimine, aga magneteid endiselt ei ole, mis mulle väga ei meeldi. Võiksid olla magnetid. Ekraanil on toimunud ka omapärased muutused. Esimene muudatus on see, et resolutsioon on läinud madalamaks. Mis ei tähenda resolutsioon madal, et eelmisel mudelil oli väga kõrge resolutsioon. Sellel on nüüd 1272 korda 2800, kui mälu mind võtta midagi sellist. Igal juhul, et 2K asemel on siis 1,5K ekraan ja silmaga sa vahet ei tee tegelikult, eks ole. Aga jällegi fännidele meeldib jaurata, et resolutsioon on kehvem, kuigi mitte keegi ilmselt peale vaadates ei saa aru, et see on kehvem. Ja selle asemel on nüüd ekraan 165 Hz värskendussagedusega, aga seal on üks suur aga, et see 165 Hz töötab ainult valitud mängudes ja ühegi muu äpi ega menüüdes sa seda kunagi ei näe, seal on ikka 120 Hz. Nii et kõik need andmed nagu viitavad sellele, et tegemist on pigem sellisele mänguritele suunatud telefoniga ja nüüd me jõuame tegelikult selle kõige suurema pointini, miks nagu väga suur kisa tekitatakse telefoni üle on see, et kaamera on teinud sammu tagasi. Kõik sensorid on veidi väiksemad kui eelmisel aastal ja optika on samuti enamasti natuke pimedam. Aga samas on kõvasti Hasselbladi logo enam ei ole, Hasselbladi koostööd enam ei tehta, vaid on nüüd enda tarkvara siis kaamerale pandud. Ja tegelikult praktikas on see, et kui ma sellega käisin pilti tegemas, võtsin kaasa aga eelmise aasta OnePlus 13 ja S25 Ultra ja võrdlesin ja lasin siin kolleegidele teha pimeteste ja tegelikult on niimoodi, et kui valgust on piisavalt, siis olemata sellest, et kaamera numbrid on kehvemad, tegelikult teeb pilti põhimõtteliselt sama hästi, ega vahest aru ei saa, aga S25 Ultra teeb ikkagi veidi paremini. Ja kui siis teha pimedas pilti, siis tulevad välja nende väiksemate sensorite puudus, ehk müra on rohkem, detaili on võib-olla natuke vähem ja ka pilti salvestab kauem. Aga iseenesest see kaamera ei ole üldse halb ja see ei ole kindlasti nii halb, kui siin Redditis ja muudes veebiavarustes inimesed ütlevad, et see kaamera kõlba kuskile, ärge telefoni kindlasti ostke. Et tegelikult ei ole kaamera häda midagi. Ja kõik see asi kokku on andnud siis OnePlusile võimaluse praegu kiirelt tõusvate telefoni hindade valguses teha siin Eesti turul see telefon eelmisest 50 eurot odavamaks. Ehk kui OnePlus 13 tuli jaanuaris müügile 1050 euroga, siis sellel on odavam mudel, mis on 12 giga muutmälu ja 256 giga sisemälu on 999, mis tegelikult on täiesti okei hind ja kui ma vaatan seda nagu kogu seda kooslust koos, siis mina julgeks endiselt öelda, et tegelikult on see praegu kõige mõistlikum alla 1000 euro maksav telefon Androidi maailmas, mida osta saab, sest et ühtegi uut telefoni sarnaste omadustega sama raha eest ei saa. Osadel Hiina tootjal on konkurendid välja tulemata, Samsungi uus ultraseeria tuleb ilmselt jaanuaris-veebruaris, eks ole. Ja tõenäoliselt hakkab maksma oluliselt rohkem esialgu, et ainus konkurent, kes praegu ongi reaalne sarnase hinnaga, ongi eelmise aasta S25 Ultra, sest et nagu ühtegi teist sellist 1000 euro ligidal telefoni sama võimsat ei ole. Sellise akuga telefoni üldse turul rohkem ei ole, eks ole, ja kaamera on okei. Et kui sa oled väga suur kaamera fänn, siis sa võib-olla need ööpildid sind ei rahulda, aga tegelikult mulle see telefon üldiselt meeldib hoolimata sellest, et mul eelmise aasta mudeli käetunnetus nii-öelda meeldis mulle rohkem, aga ma ei saa kurta ja ma ei ole nõus nende inimestega, kes arvavad, et see kaamera kõlba kuskile, see on üldse väga halb telefon, et need arvamused on täiesti pooleks, ka erinevad YouTube'i arvustused ja kirjutavad arvustused mujalt maailmast on täiesti pooleks, osad kiidavad väga ja osad ütlevad, oi, see on väga suur pettumus, nii et. Mulle tundub, et siin tuleb ka natuke võib-olla välja zoomida, et tihti on see, et sul on väike erinevus või väike vahe, mis ajab inimesed nii-öelda, seda dramatiseeritakse üle kui väga suureks puudujäägiks. Kuule, aga ma küsin sult sellist asja kohe. Ikkagi, sa ütled jah, okei, parim telefon seal peaaegu ligi 1000 maksus hinna kategoorias, mis oli 950 on see alumine hind või? Aga mis sa ise arvad, mis oleks selle telefoni see nii-öelda see kõige magusam punkt, et eeldatavasti teie hind langeb järgmise aasta jooksul, mis sa arvad palju võiks täiesti maksta? Siin on nagu huvitav asi see, et
et millegipärast ma ei tea, miks, kas lihtsalt OnePlus kontrollib hinda nagu tugevamalt kui konkurendid, aga OnePlusi telefonide hinnad ei kuku vähemalt Eestis niimoodi nagu kukuvad Xiaomi'l või Samsungil. Et kui me siin mõni aeg tagasi käisin ka mina ju Saksamaal vaatamas neid ja pärast proovisin, et rääkisime Xiaomi 15D Prost, eks ole, mis maksis müügil tulles 900 € ja mis mulle tundus, et nagu veidi kallivõitu, siis praegu maksab see mingi 650 umbes niimoodi selle rahast tegemist väga hea telefoniga. Aga näiteks OnePlus 13, mis on nüüd aasta peaaegu turul olnud, maksab endiselt 800 €. Nii et on 200 € kukkunud, eks ole. Selles mõttes ta ei ole nagu nii meeletult kukkunud, kui siin konkurendid kukkuvad. Aga ma unustasin küsimuse mõtte ära, kas oligi see, et kuidas see väärtuspakkumine on või? No mu küsimus ongi see, et kui palju hind kukuks, aga ma olen ka tähele pannud, et OnePlus vist ei ole selline, et kus on ülehinnatud selle avalikustamise ajal see hind. Ja OnePlusiga keskmise hinnaklassi mudelitele ma olen ka ise mõnikord öelnud, et ära osta, sest just selle pärast nad kipuvad olema konkurendis kallimad, eks ole, ja ei ole võib-olla sama head või on sama head, aga kallimad. Aga see telefon, 1000 € eest sa ei saa paremat telefoni ja kindlasti sa ei saa paremat kestva akuga telefoni. Kaamerate poolest jah. Saad Samsungi, mis on paremagate kaameratega, eks ole, aga aku on kõvasti kehvem laadimine aeglasem. Tarkvara maitsasi ja tarkvarast ma ka ei rääkinud, et Android 16, Oxygen OS 16 on siin peal ja see on läinud kohati palju paremaks kui varem, aga samas on kohati tekkinud juurde ka selliseid rohkem jälle sellist hiinalikke kiikse ja loomulikult on siin sellist klaasidisaini ja väga palju sellist iPhone'i ahvimist ka tarkvara poole pealt rohkem kui Pixlil või rohkem kui Samsungil ja kõik Hiina tootjad seda teed lähevad ja tundub, et siin ka Xiaomi ja Honori uuematel tarkvaravisioonid, mis on Hiinas väljas, aga pole veel Euroopasse jõudnud, eriti ka neil on sellist iPhone'i ahvimist ikkagi, eriti just see Liquid Classi ahvimist, millest nüüd Apple ise vist loobuda tahab, tundub, on seda nagu ikkagi palju. Siin ei ole seda igal pool ja seda ei ole väga palju, aga mõnedes nurkades on seda nagu päris tugevalt näha. Aga on ka ägedaid asju, et siin ikoon saab teha suuremaks ja näiteks kui sul on ikoonil lisavõimalused, et vanasti oli vist Apple nimetas seda Force Touchiks või mingi, et Androidil on sama, et kui sa hoiad nagu ikoonil peas, teekad mingid lisavalikud, eks ole. Siis nüüd saab need lisavalikud nagu pikemaks venitada ikooni ja kohe sinna ekraani peale välja tuua, et sa neid ära ei unustaks. Sellised nagu lisavõimalusi on, need on tegelikult päris huvitavad, et tarkvara on parem kui varem. Vanasti ikkagi ma mõtlen, kuidas rohi oli rohelisem ja eriti roheline oli see sama telefon, mida mul õnnestus kasutada pikemalt, see oli OnePlus 9 Pro, kui ma ei eksi. Et seal... Siis oli veel see aeg, kus OnePlus oli iseseisv. Just, et kuidagi see OnePlusi telefon tol ajal tunduski igas mõttes selline hästi mõnus, nagu puhas, kihvt oli teda käes hoida, välimuselt oli ta selline nende kaarduvate nurkade teravate servadega heas mõttes, mis kuidagi hästi istusid käes. Tal oli väga heast materjalist ümbris, originaal ümbris selline, mis iganes selle materjali nimi on, ma ei mäleta, aga ta oli mitte selline kummik ei olnud käes, vaid meenutas nagu mingisugust kerget naha tunnet. Ehk ma nagu tahan oma segase nostalgilise mõttekäiguga nagu öelda, et ega tänapäeva telefonid ongi läinud ju kõik suutlikkuselt piisavalt heaks, et sa pead nagu lisama sinna mingisuguse kuidagi emotsionaalse mõõtme juurde või ütlema, et miks sa peaks nüüd ostma just nimelt selle telefoni, et muidugi selle sama OnePlusi puhul võiks... Tegelikult seda emotsioonset mõõdet ka väga ei ole kahjuks mitte ühelgi. No jah, et siin võikski olla siis okei, sa ütled, et aku on tõesti suur ja võimsust on meeletult ja RAM-i oli ka seal mingid, ma ei tea, 10 gigabaite, et tegelikult see kõik võib-olla on ka mingisugune emotsioon, kui sa tahad nagu tunda, et wow, et mul on nüüd see kõigem telefon ja tõepoolest, kui võib-olla see täiskuu pildistamine ei ole sul prioriteet number 1, siis tegelikult see OnePlus ongi väga äge telefon, aga sealjuures teha neid selliseid pisikseid muutusi, mis nagu just nupud muudame nüüd ära ja teeme sealt kandiliseks ja servad ja et need on nagu natuke jooksmine lihtsalt sellepärast, et peab jooksma. Et ei ole nagu vaja tegelikult joosta, kui on sul juba olemas normaalsed lahendused. Et võib-olla nagu natuke siuke lahmiv üldmulje on mulle jäänud sellest telefonist võrdluste. Ma võin sulle ka rääkida ühe teooria või teile ja kuulajatele, et mul on üks teooria, milles ma kirjustasin ka väikse artikli tegelikult, et miks see nii on või mitte see, et miks ta teevad kõik iPhone'i järgi, seda me teame, miks see nii on, aga tegelikult miks OnePlus on selline, nagu ta nüüd on ja see teooria on selles, et kui sina kasutasid nii-öelda siis seda 9D mudelit, eks ole, või mis iganes ta sul oli. See oli siis umbes mingi 4 aastat või 5 aastat või lausa, eks ole, jah. Siis sel ajal oli ju niimoodi, et OnePlus kuigi kuulus ikkagi Oppole, aga nad olid selline, et kuulusid Oppole nagu suhteliselt salaja ja keegi sellest ei rääkinud ja OnePlus üritas nagu erineda teistest Hiina tootjatest ja olla siuke euroopalik ja startupilik ja teha nagu euroopalikke asju ja veits nagu olla siuke Google'ilik, eks ole. Siis
Nende algus ju baseeruski sellisele nagu suletud sõprade ringile justkui ja et nad on tegid Kickstarterit ja nii edasi, eks ole. Ja siis kuigi tegelikult neil raha oli, aga tegid nagu Kickstarterit sellepärast, et koguda populaarsust. Ja siis mingi aastat 3 tagasi juhtus see, et ilmselt tuli välja, et see strateegia ikkagi ei tööta ja nad piisavalt hästi nagu sellega raha ei teeninud ja emafirma Oppo siis nagu nii-öelda võttis nad üle tegelikult oma tiiva alla ja OnePlusi juht Carl Pei läks minema ja tegi endale uue firma, millest tuli Nothing, eks ole. Siis nüüd on nad Oppo tiiva all ja selgelt on näha selline, et minu jaoks nagu koorub siit välja see Oppo suur strateegia. Ja see strateegia minu arust on see, et Oppo brändi all müüakse siis nii-öelda premium telefone, millel on tipptasemel sisu, väga head kaamerad ja neid müüakse üsna kalli hinna eest ja nüüd Oppol tulid ka välja uued telefonid, mis muideks näevad välimuselt välja väga sarnased sellele OnePlus 15-le ja maksavad seal 1300-1400 eurot see kõige kalli mudel, nii et ega ta ei ole enam Samsungist või iPhone'ist palju odavam, eks ole. Aga ja OnePlus on siis jäetud ilmselgelt minu nägemuses selliseks punkt 1 mänguritelefoniks ja punkt 2 siis selliseks flagship killeriks, kes üritab pakkuda nagu võimalikult tipu lähedasi andmeid nagu soodsam hinna eest. Ja Oppol on siis teine või 3. bränd veel, mis on Realme, mis peaks olema selline puhas nagu säästubränd ja pakkuma nagu hea hinna-kvaliteedi suhet. Ja selle strateegiaga läheb ta väga hästi vastu Xiaomi'le, eks ole, kellel on siis ka ju Xiaomi brändiga telefonid premium brändis, Poco telefonid flagship killeri ja mänguride segmendis ja siis Redmi telefonid odavas hinnaklassis, eks ole. Ja see töötaks isest väga hästi, kui need Poco või Oppo asjad oleks kõik nagu saadaval ka siin Euroopas, aga meil on ju see, et Eestis ikkagi korralikult on saadaval ainult OnePlus, Oppo brändiga telefoni müüda meil üldse, Realme'il on küll olemas maaletooja, me oleme neid ka proovinud, aga see turundus on Realme'il väga kehv, eks ole. Ja neid erinevad Xiaomi'st hoitakse neid nagu rangelt eraldi firmadena ja eraldi brändidena ja see strateegia nagu kuidagi selline omapärane ja Ameerikas samamoodi, eks ole, et OnePlusi müüakse, Oppot ja Realme'it ei müüda. Nii et kui see strateegia töötab nagu hästi Aasias, Hiinas ja Indias, igal pool mujal, kus kõik need brändid on ju müügil, siis see on täiesti loogiline, võtame Oppo suurest korporatiivsest seisukohast lähtudes. Aga siin meie väiksel turul, kus meil on ainult see üks keskmine bränd ja mis meile tegelikult on alati meeldinud, siis see on tõesti veidi kurb, et nad on kaotanud selle isikupära ja sellise rahvaläheduse, eks ole, et see on kahju. No see isikupära ongi kaotsi läinud täpselt nendel põhjustel umbes, mis sa ette lugesid. Põhjus on raha. Põhjus on raha ja siis Carl Pei, kes sellel omal ajal ikkagi mingisugust visiooni omas, tegelikult võibski öelda, et järgmine OnePlus ongi nagu Nothing tegelikult. Aga neil ei õnnestus üsna hästi. Neil nii hästi see praegu ei õnnestu aga selgelt ongi näha, et tal nagu see visioon ongi natuke selline eristub. Võin tuua ühe näite, mis mul ka selle OnePlus 15 testides pähe tuli Nothinguga võrreldes on see, et kuidas suured firmad ja väiksed firmad, eks ole, et Nothing Phone 3, mis tegelikult turule tuues maksis ainult 100 eurot vähem kui see OnePlus 15 ja siis mina ütlesin, et see on nii kallis telefon, sest ei ole seda hinda väärt, see oli üsna keskpärane sisu ja paberil on Nothingu kaamerad paremad kui OnePlus 15-l. Aga päriselt peale vaadates on pildi kvaliteet selgelt kehvem, mis näitab seda, et lihtsalt see kaamera tarkvara optimeerimine on väga keeruline töö ja väikestel tootjatel ei õnnestu see nii hästi kui suurtel, kellel on sinna palju raha ja palju insenere visatakse selle probleemi lahendamiseks ja see on näha siis Nothingu ja OnePlusi võrdluses kohe päris selgelt. Nojah, samas, eks ole, OnePlus ikkagi ennem sai nii-öelda laiat Hasselbladi nimega, mis kahtlemata on väärt nimi, mida letti lüüa ja mida enam ei ole. Ja muide, Glenn, see on minu nägemuses selle sama strateegia osa, sest et Oppo emafirmal on Hasselbladi diil olemas, Hasselbladi nimed endiselt peal. Ja OnePlusid on see ära võetud, ilmselt punkt 1 on see, et saame hoida rahas kokku ja teha selle anda telefoni inimeste odavamalt ja punkt 2 on see, et eristuda siis premium brändist Oppost ja ongi eristumine, eks ole. Nojah, aga ütleme, et tavalise inimese jaoks, eriti sellise inimeseks, kes elab siin meiega ühes väärtusruumis, tema jaoks seda Oppot ei olegi olemas. Et ongi olemas ainult OnePlus oma sellise jutumärkides rohelise muru tundega, aga enam nagu see muru seal ei ole üldse selline ilus. Et see küsimus ongi, kui me murust räägime, kas me vaatame seda siit meie väikse riigi tarbija mätta otsast või me vaatame seda nagu suure Hiina suurfirma mätta otsast, eks ole. Mättad on väga erinevad. Just, aga igal
juhul, tegemist on muidugi võimeka telefoniga ja kogu see kaamera pool ei ole lihtsalt nüüd see number 1, millega seda telefoni turundada ja muidugi ilmselgelt on see siis sattunud pigem selliseks suureks negativismi ohvriks, sest et kui seni oli ikkagi kaamera alati telefoni puhul kuidagi noh, selline üks põhipunktidest ja seal oli Hasselblad peal. Nüüd enam seda ei ole ja kui parameetrid on ka kehvemad, siis see paberi peal näebki tegelikult kehvem välja ja sellest juba piisab juba, et Redditis ja mujal metsik pasatorm oleks sel teemal. Täpselt, kohati teenimatult, kohati teenitult, jah. Nii et see on siis OnePlus 15, see on müügil nüüd ka, tead sa, ja, meil poodides ja. Kohe praegu. Jah, Elisas kindlasti ja võib-olla ka teiste operaatorite juures selles me ei ole kindel. Elis saatis mul isegi juba emaili sellega, et tule osta meilt OnePlus 15. Selge pilt, nii et siis minge proovige oma käe ja silmaga järgi. Lähme edasi uue teemaga, kuule Glen, sina oled tuntud inimene, Glen Pilvre. Sa oled isegi Eurovisioonil käinud. Kahjuks küll, ja jah. Muusikamaailmas otsapidi sees. Kuidas sa suhtud sellesse nüüd ikkagi, et tehisintellekt muusikatööstuses trügib inimesed välja ja tundub, et see asi läheb vist ametlikuks nüüd? Jah, no kui teha selline kerides tagasi ja edasi, siis oli see vist eelmisel aastal, kui plaadifirmad UMG Universal Music Group, oli seal ka Sony, vist oli ka Warner, kui ma ei eksi, tegid sellise mõnevõrra ühise kohtupöördumise 2 AI muusikateenuse vastu, Suno ja Udio. Ja selle sisu oli siis see, et treeningandmed olid kasutanud nende sisu ja nendele selle eest midagi polnud makstud ja nüüd siis need muusikaplatvormid muudku aga siis nende artistide koopiaid teineteise järgi vorbivad. Ja oktoobri lõpus sai see saaga väikse sellise vahelahendi ja vahelahend oli selline, et sisuliselt siis Udio ehk tegelikult tilluke tegija võrreldes Sunoga piltlikult pandi tal ikkagi käed raudu, et Universal Music Group siis saavutas kokkuleppe, mõlemad osapooled on muidugi seda presenteerinud kui sellist väga toredat asja. Ja, mida nad kokku leppisid, mis see muutus siis tähendab? No muutus tähendab seda, et noh, mis ajas siin kasutajaid närvi, kui me rääkisime siin ka internetitormidest ja siis peale seda kokkulepelt nimelt Udios kadusid ära. See juhtus alles hiljuti suhteliselt, siin mõned nädalad tagasi, kas see oli vist oktoobri viimastel päevadel, siis Udio kaotas ära kohe hopsti allalaadimise võimaluse. Ehk et noh, kui inimesed tegid nagu loo ja tahtsid seda alla laadida, siis selgus, et üllatust, seda kohta enam polegi. Nüüd kuulata saad seda suurepärast AI muusikat, aga sa ei saa nagu võtta ja levitada kuskile. Kätte enam ei saa jah, levitada ei saa. Loomulikult noh, sa võid ümber nurga minna ja noh, mis iganes hakata seal seda kuidagi salvestama või grääbima kuidagi kuskilt driveritega, aga no põhimõtteliselt ametlikult oli see kadunud. Aga peale seda suurt tormi Udio tegi, kas ma ei mäletagi, kas siis päevaks või paariks veel lahti siis selle koha ja ütles, et palun siis nüüd tõmmake kõik ära nagu jaksate ja siis meil see nupp kaob ikkagi ära. Aga noh, selle sisu põhimõtteliselt oligi siis jah, see kokkulepe, et nüüd Universal Music oma teoseid laseb kasutada nendel tingimustel, mis siis nemad omavahel kokku lepivad ja Udio poolsed tingimused on siis see, et seal on siis kas mingisugused sõrmejäljed, vesimärgid, ei ole siis täna allalaadimise võimalust, loomulikult kogu see asi on nagu siis natuke näeb nagu välja siis Universal Musicu kataloogi baasil AI remixide tegemine või noh, midagi nagu sellist, et noh, see ideaalne mõte ongi siis, et ma olen lihtsalt siis kasutaja, kellele väga meeldib Universal Musicu artistide muusika ja siis Udio lihtsalt nüüd tehisintellektselt siis teeb mulle siis samasuguseid asju, aga loomulikult mina ei saa siis neid asju enam kusagil avalikult või noh, niimoodi edasi siis esitada või müüa, sest noh, tänane probleem ju suurelt oligi see, et igasugused Spotify'd ja Voog edastused kippusid täituma kosmilise kiirusega AI muusikaga. Sest et inimesed võtsidki ju selle muusika ja tegid selle valmis ja kohe ka sinna üles laadisid, et seda poolt siis kindlasti vältida. Aga see on ka huvitav fenomen, sa ütled, et need noh, et streamingu teenustesse laetakse üles vist tohututes kogustes AI muusikat on ju. Aga kas see ei ole nagu see olukord, et kui puu metsas kukub ja keegi seda ei näe, et siis ta nagu ei kuku. Et sa võid laadida üles nagu palju asju, aga noh,
kas need ka kuulamisi saavad või kes läheb otsima ja avastama seda? Siinkohal ei ole teinud ma süvauurimust, aga ma olen aru saanud, et ikkagi on lugusid, millel on väga-väga palju kuulamisi ja mis on ikkagi tulnud promptist. Aga paljud agregaatorid, et mitte öelda enamik, siiski täna üritab ka seal tõkkepuud loomulikult ette panna vähem või rohkem. Et mitte seda muusikat siis sinna üles laadida, aga noh, selle kohta natuke võib öelda, et püüa tuult väljal, eks ole, et teistpidi kogu see selline artistide, nii-öelda plaadifirmade, turundajate ja kogu see kaklus on selline hästi lai nagu mõiste või ütleme lai kaklusväli, et tegelikult on nagu paari kaklus, kus kõik virutavad kõigile kuidagi pidi ja lõpuks keegi nagu täpselt ei saa aru, et see, kas ta nüüd, kellele ta nüüd ennem üritas maksahaaki anda, kas see ikkagi oli see sama tüüp, kellele üldse pidi selle andma. Et see tähendab seda, et tänane artist, ütleme, kes teeb siis näiteks Universal Music Groupiga lepingu või ka Sonyga või ka Warneriga, võib ju samamoodi kasutada AI teenuseid, et teha muusikat. Et lõpuks on nagu see madu, kes naksab ennast sabast, et tegelikult kuhu sa selle piiri tõmbad. Selge on see, et tänased artistid, ma julgeks küll väita, et nad oleks päris lollid, kui nad keegi ei kasuta tehisintellekti abi. Küsimus on see, et palju nad kasutavad, et nii nagu tulid omal ajal sample'id ja tulid igasugused luubipõhised muusika tegemise võimalused. See kõik tegelikult on nihkunud sinnapoole, et see aeg, kus me kirjutasime nooti ja kuulasime siis artiste, kes siis laivis või elusast peast mängisid, on ju ammu kadunud, et tegelikult muusika tegemine on läinud ammu selliseks Lego klotsidest ehitamiseks, ainult need klotsid on muutunud järjest ja järjest suuremaks, et kui vanasti ikkagi piltlikult öelda võtsime ühe klotsi ja panime neid 100 tükki kokku ja saime omanäolise asja, siis nüüd me juba võtame ühe klotsi, mis ongi nagu omanäoline ja siis paneme neid natukene kokku ja lõpuks siis me täna tehisintellekti käest küsime lihtsalt ühe küsimuse ja siis ta annab meile terve selle majakese, mis on juba valmis ehitatud. Aga me võime seda maja jälle natuke lammutada, võib-olla panna sinna mingisugused värvilised ribad juurde ja presenteerida seda maja ikka kui meie oma. Nii et tegelikult see piir on ausalt öeldes väga-väga hägune, mis jookseb kogu selle AI loomingu ja inimloomingu vahel ja kahtlemata kavalamad inimesed ja täitsa heas mõttes kasutavadki seda tööriistana ära. Nii et see tähendabki, et need samad artistid, kes on siis nende labelite tagataskus, ka omakorda kasutavad seda, et ja kõik see, mille pealt siis treenitakse, see omakorda on jälle võib-olla siis otsapidi AI, mis kokkuvõttes võib viia hoopis mingi väga huvitava tulemuseni, sest kui AI teenused hakkavad nüüd kuulama muusikat, mis juba ongi tehtud AI poolt ja võib-olla natuke inimeste lisandatud asjadega, milliseks siis muutub see tulemus? Kas sa tahad öelda nüüd, et kas põhimõtteliselt see suur muutus tähendab seda, et muusikutel on lihtsam oma siis seda nii-öelda loomingut teha selle AI tööriistadega ja kokku panna või tegelikult nende jaoks läheb elu halvemaks, et kas see suur muutus on, et oled sa optimist või pessimist? No ma olen nagu selles mõttes realist, et ega sa ei saa enam seda, kuidas öeldakse, seda pudelist välja tulnud asja ei saa enam pudelisse tagasi panna. Sa ei saa tagasi minna, no me ei saa, ma olen sinuga nõus, et see peame aktsepteerima on ju seda. Ja praegu me räägime ikkagi Udiost, kes on kasutame sõna marginaalne Suno kõrval. Aga Suno ei ole veel midagi teinud, see kohtuasi endiselt käib ja Sunol on palju raha ka. Nii et võib-olla Suno viskabki raha muudkui ka advokaatidele ja möll läheb edasi. Olgugi, et pessimistid ütlevad ka, et laadige oma kraam kõik nüüd Sunost ruttu alla. Sest mine sa tea, mis varsti juhtub, äkki Suno teatab ka ühel päeval, et nüüd on meil tore leping ja me kõik oleme ilusamas ja rohelisemas maailmas, kus midagi ei saa teha. Aga tõenäosus, et see juhtub, see on natuke selline 50-60, kui klassikuid tsiteerida, et me ei tea. Aga selge on see, et sa ei saa seda nagu päriselt sinna pudelisse tagasi panna, sest Suno on läinud täna nagu seda teed, et tegelikult need tööriistad ongi muutunud järjest rohkem artisti jaoks selliseks just nimelt nagu muudetavaks või kuidas ma siis ütlen, et see ei ole enam nagu prompti põhine, et kui see Suno ja Udio tulid, siis nagu see suurim pauk oli just see, et ma kirjutan, et tee mulle nõmedate sõnadega natuke kurb lugu või vastupidi ja ma saan kohe loo. Aga nüüd on ikkagi läinud see suund nagu sinna, et Sunol on tulnud välja Suno stuudio, kus sa saad panna trackid kõrvuti, saad võtta siis erinevad pillid või ütleme grupid juba lahti, saad seal lõigata mingit sektsioone, et tegelikult ju see on juba nagu anda jälle natuke see ots inimese kätte. Et inimene on siis see, kes ütleb küll AI-le, et tee siuke asi, aga vaat nüüd hakkame seda tegema siis natuke ümber ja teisiti, et kui tuua paralleele võib-olla filmimaailmast, et ongi nagu monteerija ja režissöör, eks ole, et režissöör istub seal
kõrval ja siis ütleb monteerijale, et löö käärid sisse siia. Et natuke see Suno on muutnud ennast või üritab muuta just selliseks targemaks monteerijaks. Et noh, mina olen siis nagu see, kes teab, mida ma tahan. Aga siis ma saan nagu öelda, mida ma tahan saada. Nii et eks see kompromiss kuskile sinna maabub, aga noh, iseenesest ma olen nagu väga seda meelt, et see on tõesti nõme, et noh, lihtsalt kui ma nüüd küsin ükskõik milliselt AI teenuselt asja ja siis ütlen, et see on nüüd minu loodud, noh see ei ole ju tegelikult minu looming sellisel juhul, eks ole. Et see, et ma ainult kirjutasin prompti, sellest tegelikult ei piisa, et sealt noh mingisugune lisaväärtus võiks ju olla. Aga jah, eraldi küsimus on see, et kas see huvitab kuulajat, et kas pildi vaatajat huvitab, kes on teinud pildi, kas muusika kuulajat huvitab, kes on teinud muusika. Et kipub natuke olema ka nii, et kui inimene ei tea, et selle on teinud tehisintellekt, siis ta suhtub sellesse alati palju leebemalt. Et kui inimene teab, et see on tehisintellekt, siis ta suhtub sellesse väga halvasti. Tõsi ta on. Ja ma ise tunnetan seda sama. Aga noh, see lahend nagu näitabki, et kumbki pool ei maga või ütleme ka need siis noh plaadifirmad, artistid, et noh nende meelehärm on iseenesest natuke põhjendatud, et me ei räägigi sellest kataloogist Muide, ju nagu nii. See on veel eraldi parteid, plaadifirmad ja artistid. Mõnikord jah, tõesti nende huvid kattuvad, aga... Jaa, see on eraldi parteid, absoluutselt. Sest täna võid sa olla ju vabalt artist ja mitte ainult täna, vaid juba ammu ilma igasuste plaadifirmadeta, aga noh siiski, et vaja sellist jõudu. On sul ikkagi vaja mingisugust tausta ja taust on tihti siis rahaline ja suhteline ja ma mõtlen siis suhteline, mitte selles mõttes suhteline, et vaid suhete mõttes oluline, et plaadifirma on see, kellel on siis connection'id kõikvõimalike asjadega, et see on nagu oluline, et see sellistel üksiküritetel ei ole. Nii et igal juhul jah, lihtsalt saame näha, kus poole see asi liigub, aga jah, Suno on täna siis veel vaba ahelatest, aga selge on see, et madin käib ja kuhugi poole see kaldub. Selge pilt. Jääme siis ootama ja vaatama, kas peale jäävad ikkagi plaadikompaniid või AI kompaniid ja kuidas edasi see asi läheb. Tundub, et meie tänane saade on jõudnud oma lõpp-punkti lähedale. Meil vahepeal laekub huvitavamaid kirju ja kui neid koguneb mõni suurem port, siis me loeme neid ka ette ja jagame teistega. Et võite hea meelega oma küsimusi ja kommentaare saata meile meili aadressile digisaade@geenius.ee. Aga sellega tõmbame tänase saatele joone alla, ütleme aitäh ja oleme tagasi 1 nädala pärast.